Redelite nõuded C-tuuri näitel. 4 oktavit üles-alla kokku-lahku. Väike kommentaar siia juurde, et kõigepealt läheb 4 oktavit üles-alla, siis 2 oktavit üles, siis läheb lahku, siis läheb veel 2 oktavit üles mõlema käega, tuled alla jälle, siis jälle 2 oktavit lahku ja siis tuled alla. Et nagu päris niisugune pikk mängimine. Nüüd kui on harmooniline meloodiline moll otse, siis seal lihtsalt läheb 4 oktavit üles ja alla. Neid ei ole vaja siis kokku-lahku mängida. Näiteks, et kõik. Meloodiline moll siis läheb üles ühtepidi ja alla teistpidi. Üles minnes on siis kõrge 6 ja 7 ja alla minnes on siis sama nagu loomulik. 4-häälsed akordid, portato, staccato, mis see tähendab? Esimene kursus võib ka olla 3-häälsed. Üldiselt mängitakse neid 4 oktavit siis üles-alla. 4-häälne on siis selline. Kohe seda kaalas. Järgmine arpeggiod, lühike ja pikk. Lühike arpeggio on selline. Ja siin lõpus on pöördekoht. Lõpus on siis ka selline lõpetus. See oli nüüd lühike arpeggio. Pikk arpeggio, see on tunduvalt keerulisem ja siis vaatame, kas üldse sinuga sel aastal seda mängime. Kromaatiline heliredel, see on siis otse ja kromaatiline on siis 4 oktavit põhimõtteliselt üles ja alla. Siin tuleb sõrmastust vaadata. Siis tuleb dominant septakord pööretes. Ehk siis see on ikkagi 4-häälset igal juhul. Ja nii edasi, et siis 4 oktavit põhimõtteliselt. Esialgu võib treenida ka natuke vähemate oktavitega, aga lõppkokkuvõttes jah, 4. Ja samamoodi nüüd ka sellest on arpeggiod. Pole ammu mänginud. Muidugi vaatan, et võib-olla isegi esimesel kursusel natukene lihtsamalt, et kui sa mitte ei mängi nagu siin oktavini välja, vaid mängid septimini. Pean uurima veel. Ja siis sama asi, mis oli nende dominant septakordidega, kõigepealt mängid, eks, need akordid, siis arpeggiod on siis ka 7. astme juht-septakord, et see on siis mollide puhul, et kui meil on A-moll, on helistik, siis A-mollis sa ei pea mitte mängima 5. astme dominant septakordi, vaid 7. astme juht-septakordi, see on siis selline. Koos need väikestest tertsidest. Samamoodi, et on portatos ehk siis
Staccatos. Ja arpeggiod. Kas niimoodi või niimoodi.